No eks nad jätkavad ja inimesed näevad ja ma jätkuvalt ütlen julgeoleku mõttes, ma loodan, et midagi väga tõsiseks ei lähe, sest Kristen Michal on selgunud, et jalg väriseb väga kiiresti, väga tugevalt, et välja näeb enesekindel, aga kõik see on näidanud, et reiting paneb muretsema mitte Eesti elu. Täna hommikul varavalges kell 8.15 sammus siit Kadrioru lossi uste vahelt sisse peaminister Kristen Michal, et lõpetada ametlikult poliitabielu sotsiaaldemokraatidega. President Alar Karis vabastas ametist kõik 4 sotsiaaldemokraatide ministrit, mis tähendab seda, et nüüd algavad ametlikult uued koalitsiooni läbirääkimised Eesti 200 ja Reformierakonna vahel. Nordstati andmetel on uue koalitsiooni toetus ühiskonnas kokku vaid veidi üle 15%. Ka parlamendi valemis on neil napp ülekaal, sest oluliste otsuste puhul on vajalik häälte enamus 51 poolthäält. Uuel koalitsioonil on kokku 52 liiget. Peaminister loodab siinkohal aknaalustele saadikutele. Olen rääkinud ka vabade saadikutega ja näiteks maksude langetamisele, ma arvan, me saame toetuse ka opositsiooni poole pealt. Ma loodan toetust üle välja ja piisab ka sellest enamusest, kui see väga napp on. Kristen Michal sooviks leivad ühte kappi panna ka Isamaa erakonnaga. Urmas Reinsalu leiab, et Michal peaks hoopis tagasi astuma. Urmas Reinsalu käitus minu üllatuseks veidi rabedalt. Ta on samasuguseid avaldusi teinud ka eelmiste valitsuste puhul, et puidu tuleks valitsusse, aga Kaja Kallas ei sobi. Nüüd ta on siis teatanud, et ta tuleks valitsusse, aga Michal ei sobi. Aga meil, ütleme, see sõnum on küll Isamaa valijatele, et see valitsus saab olema parempoolne ja ma arvan, et eks Isamaa valijad peaksid andma selle sõnumi ka erakonnale, et nad peaksid leidma tee valitsusvastutuse juurde, sest istuda ja ainult kritiseerida, mitte raskel ajal õlga alla panda, minu meelest see ei ole parlamendi liikme ega poliitiku ülesanne. Hetkel minnakse koalitsiooni kõnelustele siiski kahekesi. Tänaseks on juba välja käidud ka hulk otsuseid, mis kavatsetakse tagasi pöörata. Näiteks kaotatakse ära ettevõtete kasumimaks, mille TV3 uudistele teadaolevalt käis tegelikkuses välja Reformierakond ise. Eraisikute tulumaks jääb järgmisel aastal 24%-le, kuid ära kaotatakse tulumaksu esimesest eurost kogumine ehk kehtima jääb tulumaksuvaba miinimum, mis on järgmisel aastal 700 eurot. Maksude langetamise juures jääb aga paika plaan viia kaitsekulutused 5%-ni. Kaitsekulutusi me katame ilmselt osalt laenu arvelt. See tähendab seda, et selleks tuleb laenu võtta, aga see on ka loogiline rahanduslikust vaatest, kui sul on vaja kiiremini erinevaid hankeid teha. Ja Euroopa reeglid nüüd ka muutusid, mis annavad meile vabamad käed, et selle investeeringu tegemise jaoks laenu võtmine siis ei mõjuta eelarve defitsiiti sellisel määral. Aga laen muidugi tuleb tagasi maksta, aga see on selge. Põhiseaduse muutmisega kavatsevad Eesti 200 ja Reformierakond samuti edasi minna. Sotsiaaldemokraadid ei pruugi seda enam toetada, kuid praegune plaan näeb ette, et 2025. aastal võetakse hääleõigus Vene ja Valgevene kodanikelt ning järgmisel aastal ka hallipassi omanikelt. Lisaks on uue koalitsiooni üks suurimatest eesmärkidest ka üldise bürokraatia vähendamine, aga see tähendab omakorda valusaid kärpeid riigisektoris. Meil on väga tihti olukord, kus täiesti jaburaid reegleid, nende täitmisi ühed ametnikud teevad ja järgmised ametnikud käivad kontrollimas, kas nad seda tegelikult tegid ja kolmandad veel teevad selle üle auditi ja ausalt öeldes see paks riik käib meile lihtsalt üle jõu. Eesti 200 esimees Kristina Kallas kinnitas täna samuti, et riigisektorit kavatsetakse kärpida 20%. Välistatud ei ole ka see, et ministri portfelle tõmmatakse seejuures kokku ning mõni praegustest ministritest vahetatakse välja. Michal loodab uue koalitsiooni leppe kokku saada paari nädalaga. Seni jätkavad 4 ministri asemel tööd kohusetäitjad.